Ja nüüd peale väikest lõunapausi olemegi tulnud siia Lilleorgu, kus natuke räägime lähemalt, et kuidas võib-olla leida oma hinges selle vabaduse ja rahu. Me oleme jõudnud sellesse kohta, kus asub iidne teadus, iidne teadmine, mis kohtub läänemaailmaga. Siinses kohas on esindatud universaalne energia, mis viib inimeste juurte välja ja nad käivad siin otsimas rahu, keskendumist ja teadmist, leevendust ja ka soovide täitumist. Kuidas nüüd inimesed siit rahu leiavad? Kui inimesed tulevad sellesse kohta juba ja nad on natuke eelhäälestatud, et nad tulevad pühasse kohta, siis nad tunnevad ära, et siin on vaikus, siin on rahu. Ja see vaikus ei ole tühjus, et see on nagu täis sellist nagu hoolivust, sellist teadmist, mis inimest aitab. See aitab inimesel väga mõnusalt lõõgastuda ja saada aru paljudest asjadest oma elus. Siin me teeme erinevaid selliseid iidseid tseremooniaid, mis on siis inimeste jaoks nagu suunisega tehtud selleks, et nad saaksid nagu rohkem abi oma igapäevases elus, et saada oma elu paremaks, saada tervemaks. Kui inimene tahab tulla ja olla siin üksinda, et leida lahendusi enda probleemidele, siis ta tulebki siia üksinda. Ta on meil ka joogaõpe. See iidne joogaliin ja liidne joogaõpe ja selle kohta saab ka siis vaadata veebilehelt, mida me siin täpsemalt siis teeme, kuidas sellega liituda saab. See tempel valmis väga paljude inimeste toel. Siit võttis osa terve rahvusvaheline meeskond. See tempel on rajatud väga iidse arhitektuuri süsteemi järgi, mida nimetatakse vaastu. Selle aluseks võeti üks juuksekarv ja selle järgi pandi paika kõik ülejäänud mõõdud. See on väga omapärane selline viis. Ja lisaks siis sellele ehitusele on siis toimunud siin ka sisse õnnistamine, ehk see tempel õnnistati eelmine aasta sisse ja selle õnnistuse viis läbi 32. põlvkonna peapreester Indiast. Wow. Ja mis inimesed siin üldse siis käivad? Siin käib inimesi igalt poolt üle maailma. Austraaliast, Ameerikast, Inglismaalt, Saksamaalt, Euroopast, igalt poolt praktiliselt eestlastest rääkimata. Et see on väga selline kirju seltskond, aga see näitab seda, et see universaalne energia, mis siin on, ei vaata, kust kost inimene tuleb või mida ta usub või millesse ta ei usu. Ta tuleb siia enda pärast ja saab siit seda, mida ta tegelikult tuleb otsima.